Nüüd siis teine teema. Ehk siis seesama tegelikult nüüd see kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine. Tal on nüüd natuke teistsugune nimi, aga tegemist on nüüd siis selle sama meetmega, mida on siis Harju kalandus rakendanud siin juba 2 perioodi. Et siin on ka tegelikult päris palju on meil muudatusi ja mõned ka sellised väga põhimõttelised muudatused. Nii et sellepärast, nagu Kaido siis palus, et ma tuleksin siia, räägiksin nendest siis nagu päris otseallikast. Ja lepime ka nüüd sellest niimoodi kokku. Mehed, kuulge, halloo, sõbrad, olge hea. Et lepime nii kokku, et me räägime sellest, mis on määruses kirjas. Ja ärme hakkame selle üle vaidlema, mis seal peaks olema ja mida seal ei peaks olema. Sest kui me siin hakkame selle üle arutlema, siis me oleme siin jõuludeni. Siis me ei jõua kuskile. Ja siis võib-olla teeks niimoodi, et teeks nagu plokkide kaupa. Et küsimused, kui ma nüüd mingi plokil näiteks lõpetan, siis tuleb küsimuste voor. Kui keegi siis tahab midagi teada saada, siis saab asja arutada. Nii, aga käsitletavad teemad, jällegi, me keskendume ainult nendele projektitoetuste taotlustele, sest teemadest, millest me hakkame rääkima. Nii, kõigepealt meetme eesmärgid. Kõik see, mis on punasega, on tegelikult muudatus. Ja parem on, kui tuled, sest muidu ma hästi ei näe. Et on muudatusega ja võib-olla ma siis natukene kommenteerin neid muudatusi. Ehk siis nüüd eesmärk 1 on veeelu ressursside väärindamine ja otsesuurustamine. Kui meil on EMKF perioodil, oli meil siin ka lubatud nii-öelda sektori välised. Ehk need ettevõtjad, kellel kalapüügiluba ei ole. Siis nüüd see periood on töötlemine ainult nendele ettevõtjatele, kellel on kutselise kalapüügi luba. Ehk me oleme siit välistanud igasugused sektori välised tegelased. See on puhtalt rannakalurite meede. See on väga oluline muudatus. Sadamate taristu parendamise puhul väga paljud asjad on samasugused, aga me oleme nüüd siis toonud siia sisse nagu selle mõtte, et see on siis kalasadamate kasumlikkust suurendavad tegevused. Ehk meil oli nüüd probleem on selles, et me varemal perioodil lubasime ainult seda, et kus on kalasoomused küljes. Nüüd me tegelikult kalasadamates lubame ka neid tegevusi, mis tegelikult aitaksid nagu sadamapidajal seda tulu teenida. Mingisugused, mis siis iganes. Ma ei oskagi ühtegi head näidet praegu tuua, aga me oleme seda skoopi nagu olulisel määral laiendanud. Nüüd majandustegevuste siis... Kuidas? Aga teeme nii, et ma räägin lõpuni need ja siis küsime. Nüüd majandustegevuste mitmekesistamine. Et jällegi, et ranna- ja sisevete kaluritele me oleme siit välistanud 3. sektori. Ehk need, kellel kalapüügiluba ei ole, need siit toetust küsida ei saa. Ja siin on veel üks oluline punkt, millest ma räägin natukene hiljem. Siis looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuunas. Siis oleme me kudealade taastamisele lisanud nii-öelda selle looduskeskkonna mõiste. Siia alla võivad minna igasugused talgud, koolitused, igasugused sellised hüljeste kormoranidega seotud tegevused kõik. Et me oleme jällegi seda hästi laiaks venitanud. Nüüd seda skoopi, et see eesmärk oleks laiem. Siis traditsioonide puhul ei ole me suurt midagi muutnud, nii nagu ta meil on olnud. Nii ta on ja siis täiesti uus tegevussuund, ehk siis eesmärk on siis kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuund. Ja siit me siis tahame, et oleks võimalik toetada siis näiteks selliseid tegevusi, mis aitavad kaluritel kas või näiteks uusi tegevusi välja arendada. Oletame, et meil on tubli kalur, ütleme kalapüügist raha ei jätku, tahaks näiteks mingit muud tööd teha, kas või näiteks pottsepa tööd, aga ei oska. Aga meil on kuskil siin üks kutseõppeasutus, kus seda õpetakse, aga see maksab raha.
Nüüd siis tegelikult siit fondist on võimalik kaluril küsida endale toetus selleks, et ta õpib pottsepaks. Näiteks, kas või see näiteks, et inimene tahab hakata, ma ei tea, kaugsõidu autojuhiks, kalur. Juhilubasid ei ole. Nüüd siis tegelikult on võimalik küsida siit fondist toetust 50% ulatuses, mitte selle juhilubade tegemiseks, see on riigilõiv, aga näiteks need koolitused, autokoolis käimine, sõidutunnid, siukesed asjad. 50% ulatuses see oleks siis konkreetsele ettevõtjale. Samamoodi näiteks kalurid saavad välja koolitada siis enda töötajaid ka 50%-ga, õpetate kas või naise raamatupidajaks, iseenda jaoks. Ja siis on teine suund, on siis tegelikult sellised üldised oskused, mis on kaluritele, kas või see sama PERK, et tulebki mingisugune mittetulundusühing ja saab siis küsida toetust näiteks selle PERK koolituste personaalse nõustamise jaoks näiteks, tehakse niisugune projekt. Et see on nagu selle tegevussuuna eesmärk. Et see on niisugune lai sihukene temaatika, et ta ongi tegelikult meie uus periood ongi puhtalt eesmärgi põhine. Ehk meil on väga vähe on abikõlblikke kulusid. Ülivähe. Kõik asjad peavad olema eesmärgi põhised, ehk see, mis te teete, näiteks kui te tahate veeluressursside väärindamise otseturunduse tegevussuunas raames, mis suurendavad teie sissetulekuid, siis te peate selle peale mõtlema, et ei taha endale mitte soetada suitsuahju, aga suitsuahju selleks, et rohkem raha saada. Ehk siis tegelikult see eesmärgi mõte on meil niisugune läbiv. Ja see on ka, ütleme, ka strateegilisel planeerimisel, Harju kalanduse strateegias samamoodi siis. Mõningad piirangud meil siin on, et nende eesmärkide puhul. Et näiteks ühe tegevussuuna alla kuuluvaid tegevusi ei toetada teise tegevussuuna alla kuuluvate tegevustega. Jube keeruline lause, aga praktikas tähendab see seda, et näiteks kui te tahate näiteks arendada näiteks turismiteenust ja turismiteenus näiteks on mitmekesistamisest, mille toetusprotsent on 50, aga selle turistide jaoks vajaliku köögi te küsite näiteks siis töötlemise teeles, kus toetus on 70%. See ei ole lubatud, sellepärast et tegemist on turistide teenendamisega. Töötlemiseks te saate siis, kui te tahate hakata kalandustoodet töötlema ja neid kellegile müüma. Nii et selles mõttes on see, nagu see piirang siin olemas, et te ei saa nagu mängida oma toetusi niimoodi, nagu kus on nagu parem toetusprotsent. Et see ei ole mõistlik. Siis taastuvenergia allikas on ka mul punasega markeeritud, hiljem sellest räägime, et seda siis saab ainult siis töötlemise, sadamate, tegevuste mitmekesisuse ja traditsioonide tegevussuunas, ehk siin siis nagu looduskeskkond ja koolitus on siin väljas, siis sadamate arendamist toetatakse üksnes nendes sadamates, mis on kantud kohaliku tegevusrühma strateegiasse. Kui seda seal ei ole, siis toetust küsida ei saa. Siis kui näiteks looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuunas tehakse mingisugust uuringut, siis see peab olema evalveeritud teadus-arendusasutus, ehk siis igasugused untsa-antsakad. See piirang on selle just sellepärast, et igasugused untsa-antsakad ei tuleks pakkuma meile mingisuguseid kummalisi uuringuid, et seda nagu välistada. Ja siis on üks niisugune punkt, ehk siis selle mõte on selles, et ei ole võimalik toetust küsida nii-öelda põllupealsetele arendustele, et ma ehitan maja valmis ja müün selle maha. Et seda nagu ei ole võimalik ja selle me oleme ära piiranud siis tegelikult selle sama MTAK koodiga. Et seda me ei saa kuidagi moodi, ei taha nagu lubada seda, et see läheks edasi. Aga nüüd küsi, ole hea. Ja, et küsimusi seoses, kui sadamas näiteks meresõidu ohutus pole tagatud, et kas siis on võimalik seda kalasadama turvalisus parandada sellest meetmist? Kui näiteks muul ehitada ette sadama mere turvalisuse parandamiseks, kas see läheb kuidagi selle alla? Kui tegemist on sadamaga, siis see sadam peab olema strateegias märgitud. Kas see on? Lepnimäe sadam. Lepnimäe sadam, kas on strateegias või ei ole? On. Siis on.
jah, sellepärast, et jällegi meie, see on jälle eesmärgid, üks meie eesmärgidest on näiteks ka kaitsta, ütleme, ekstreemsetest ilmastikuoludest. Või näiteks Lepneme sadamas on probleem sellega, et teil näiteks tuul puhub kuskile sisse, lõhub laevu, siis on täiesti abikõlblik tegevus. No, aga ikkagi tuleks kuidagi nagu raha saamisega ka siduda või? Ma saan aru. Raha saamine peaks ka olema seotud. Kasumlikkus. Ma arvan, et ei pea. Ei pea. Mina küll näiteks ütleme, et kui me räägime sellest, et me tahame näiteks Lepneme sadamas tagada seda, et torm kalurite paate ära ei lõhuks, siis mis kasumlikkusest me räägime? Kahju tuleb vähe. No jah, kahju ei tule. Jah, selles mõttes mina ütlen küll ja kui Lepneme on ka strateegias kirjas, siis ja millega pärast mulle tundub, et omavalitsus 100% toetus. Nii et tegelikult on Transpordiameti poolt ka olemas seisukoht, et sinna tuleb muul ette ehitada. No seda enam, et meil ei ole mitte mingisugust takistust selle peale, nii et võite täiesti vabalt seda teha. Nii, eesmärkide kohta veel kellegi küsimusi? Siis ma paneme selle lehe ära ja lähme nõuded toetuse taotlejale. Niimoodi. Ja nüüd ma olen siis tegelikult toonud need nõuded siia välja eraldi tegevussuundade kaupa. Ehk siis veeluressursside väärindamine, nimetame seda töötlemiseks, lihtsam, et on mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba. Kehtiv kaluri kalapüügiluba on see, mis on välja võetud ja mille eest on riigilõiv makstud. Tuleb alati meeles pidada. APV ei ole kaluri kalapüügiluba. Siukene ta peab olema. Või siis tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt 5 mikroettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba. Ehk siis tulundusühistus on 5 liiget ja nad kõik peavad omama kehtivat kaluri kalapüügiluba. See on väga oluline, jõuame natukene hiljem selle juurde, kui tegemist räägime toetusmääradega. Et need on nagu 2 siukest ettevõtja liiki, kes saavad siit toetust küsida. Sadamate puhul peab olema siis taotleja kalasadama pidaja, sadamaseaduse mõistes. Harilikult nad seda kõik on. Ja kui nüüd ütleme näiteks on tegemist ettevõtjaga, siis ta peab omama kehtivat kaluri kalapüügiluba jällegi. Ettevõtja ei ole piiratud. Ta võib olla suur, väike, keskmine, mikro. See on nüüd täiesti uus asi, mille me tõime sisse, et me seda enam ei piira. Siis ettevõtjate puhul, kui tegemist on nüüd siis mittetulundusühinguga, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50% on ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba. Noh, ütleme niimoodi, kui teil on MTÜ, ma ei tea, Lepneme sadam, seal on 2 kalurit ja üks niisama untsa-antsakas, abikõlblik. Sellepärast, et me ei pane paika seda, kui suur see liikmeskond peab olema. Vaid lihtsalt ta peab olema, vähemalt 50% peavad olema kalurid. Aga harilikult on need ühingud palju suuremad, kes seda toetust küsivad. Sihtasutuse puhul on nüüd jällegi see nõue, et vähemalt 50% selle asutajatest ja nõukogu liikmetest peavad olema siis isikud, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba või siis nende seaduslikud esindajad. Sest sihtasutuse puhul on probleemiks ju see, et sihtasutuse nõukogus ei saa olla juriidilised isikud. Ja see tekitas meil nüüd EMKF perioodil tõsiseid probleeme ja nüüd me siis tegelikult ütleme ka seda, et kui meil näiteks kalandusettevõte, kellel on kaluri kalapüügiluba, siis selle seaduslik esindaja ehk juhatuse liige, volitatud isik võib ka olla selles nõukogus. Ehk siis tegelikult muidu juhtus ennem niimoodi, et sihtasutuse nõukogudes võisid olla ainult füüsilised need FIE-d, kellel on kaluri kalapüügiluba ja see oli väga piirav. Ja see ei olnud mõttekas. Siis kohaliku omavalitsusüksus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, ehk siis vald, ma ei tea, valla haljastusettevõte ka kas või näiteks, kui ta on asutus. Nii et või siis tegelikult kohaliku omavalitsuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, mille puhul siis vähemalt 50% häältest kuulub omavalitsusüksusele. Seda loetakse siis ka tegelikult nagu omavalitsusüksuse asutuseks. Ja need on siis need, kes saavad
toetust küsida sadamate teljes need isikud. Nii, nüüd majandustegevuste mitmekesistamine. Siin on meil tegemist väga-väga olulise muudatusega. Et lisaks sellele, et majandustegevuse mitmekesistamise puhul peab olema kehtiv kaluri kalapüügiluba, peab nüüd sellel perioodil olema teil ka piisav määr majandustegevust kalapüügist. Sest meil juhtusid sellised asjad, kus meil said suuri toetusi ettevõtjad, kes püüdsid 2 särge aastas, aga tegid investeeringuid siin paarisaja 000 eest. Ja seda me ei taha lubada. Ja see piisav määr on tegelikult seotud siis elatusmiinimumiga. Ja ma olen siia toonud ühe näite, kuidas seda arvutatakse. Näiteks meil on 2023. aastal oli meil elatusmiinimum on 338 eurot kuus. Ja see peab olema siis poole aasta elatusmiinimum. See korrutatakse 6-ga. Ehk siis tegelikult see piir, näiteks nüüd 24. aastal, see piisava määra piir on 2029 eurot. Nüüd esmamüügi väärtus saadakse ainult PTA ja Statistikaameti andmete alusel. Ja esmamüügi väärtus on näiteks, kui kalur lossis näiteks 1400 kilo ahvenat, esmakukkustu hind keskmine PTA andmetel on 3,01, 500 kilogrammi haugi, esmakukkustu hind on 2,03, tehakse lihtne tehing ja saadakse tema siis esmakukkustu väärtus on 5350 eurot aastas, mis on suurem kui see number, järelikult ta võib toetust küsida. Sellega me nüüd tahame vähemalt jõuda sinna maani, et me kuidagimoodi nagu reguleerime seda asja, sest ega tegelikult te olete ise ka ju nõus sellega, et ei ole ju hea, kui meil on ettevõtjad, kes, mina ise nimetan neid krokodillinahast portfellitega kaluriteks, tegelikult tulevad ja roobitsevad seda kalurite raha. Ja see oli meie kindel otsus, sellest oli väga paksu pahandust, aga me ikkagi lõime kannad maha ja selle reformi me nüüd sellel perioodil ära teeme. Et niimoodi ta on ja alati võetakse asutuseks siis tegelikult PTA andmeid, mitte neid andmeid, mida te kirjutate oma ettevõtete majandusaasta aruannetesse. Näiteks kõige parem näide oli see, et kui ma vaatasin ühe ettevõtte majandusaasta aruannet, ta ütles majandusaasta aruandes, et ta sai merekalapüügist tulu mingi 8000 eurot ja siis ma vaatasin ta lossimisandmeid, ta oli lossinud 2 kilo ahvenat. 4000 eurot ahvena kilo eest on kuradi kõvasti saadud. Ja sellepärast me nagu ei saa neid asju uskuma, mida sinna kirjutatakse. See on piirav, aga see on määrusandja tahe. Nii. Oota, ma lähen lõpuni selle teemaga, siis kohe tulevad küsimused. Nii, siis on meil nüüd, siin on asi lihtsam. Looduskeskkonna tingimuste parendamise puhul on siis kohaliku omavalitsuse üksus või asutus või siis mittetulundusühing või sihtasutus. Siin me oleme loobunud sellisest mõistest nagu kalurite ühing. Ehk ta võib olla tavaline sihtasutus, sest me ei taha hinnata siin tegelikult mitte taotlejaid, vaid tema tegevusi. Ehk me vaatame, kui ta tahab mingisuguseid talguid korraldada, see võib olla minu pärast kas või mingisugune suvaline külaselts, kes seda siis teeb, nii et meil ei ole mõtet siin nagu mingit piiranguid teha. Traditsioonide puhul täpselt samamoodi me oleme loobunud sellest kalurite ühingu nõudest, sest meil nüüd EMKF perioodil oli niisugune totter olukord tekkis, kus meil näiteks on kalurite ühing, mis sai toetust 90% sündmuse korraldamiseks. Ja siis oli tavaline mittetulundusühing, mis sai 50% sündmuse korraldamiseks, aga sündmus oli üks ja sama. Nüüd me ise endalt küsisime, kuidas moodi kalurite ühingu korraldatud sündmus on parem kui tavalise MTÜ korraldatud. Ja see tundus väga totter. Ja sellepärast me nagu sellest loobusime, sest jällegi me hindame siin tegevust, mitte taotlejat. Ja teadmiste oskuste puhul siis ikkagi ettevõtjad, kes omavad kehtivad kaluri kalapüügiluba või siis mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille puhul me jällegi neid ei ütle, et ta peab olema kalurite ühing. Võib olla külaselts, miski muu aktiivsed inimesed. Nii, aga siin ma kohe vaatan, kas
nõuded toetuse taotleja. Ei, läheme ikka veel edasi korraks. Nii, siis on üldised nõuded, mida ma ei hakanud jälle välja tooma, on paragrahv 27 lõige 8, 1-7. Väga olulised on punktid 6 ja 7, mis räägivad rikkumistest. Neid tuleb väga tähelepanelikult vaadata. Siis ehitise ehitamise korral ehitusseaduse mõistes peab olema siis ehitaja selle taotleja kasuks seatud kas hoonestusõigus või peab olema siis ehitisalune maa või ehitus kuuluma taotlejale. Et sellest me ka ei loobu, et see nõue ikkagi jääb alatiseks. Ja kui tegemist ei ole ehitisega, kui näiteks mingisugune paigaldatakse mingisugustesse mootorsõidukitesse või pannakse kuskile mingi mööbel mingisugusesse majja, siis piisab tegelikult siis ütleme asjaõiguslikust või võlaõiguslikust lepingust. Mis nende vahe on, ma täpselt ei tea. Üks on rendileping ja teine on üürileping, vist midagi taolist. Aga võivad olla siis tavalised lepingud, mõlemal puhul 5 aastat peab olema kehtivusaeg, arvates siis viimase toetusosa välja maksmisest. Et see hoonestusõigus on oluline asi. Sellest me ei loobu. Nii, nüüd võiks küsida. Selle PTA aruande saab online'is välja võtta, et mis eelmine aasta ettevõttel oli. Ma ei saanud aru nüüd. Et see summa arvutus. See summa arvutus, see on avalik. See on avalik. PTA koduleheküljes on avalik Exceli tabel, kus sa saad minna ja võtta selle sama elatusmiinimumi Statistikaameti koduleheküljelt, aga PTA-st lähed ja võtad selle koduleheküljel on olemas lossimine ettevõtete kaupa, Kaido luba ma lõpetan, et seal on ettevõtete kaupa lossimine, sinu ettevõte, selle samal kodulehekülje peal on keskmiselt kala kokkuostu hinnad ka ja teedki lihtsalt selle toetus ära. Minu näitel olid sees ainult haug ja ahven, aga sa võid sinna paikuma silgud, lestad, särjed, kõik sinna ritta panna. See tuleb automaatselt või see? Ei, sa pead seda ise tegema. Ja Priia, kuidas seda kontrollima hakkab, ma ei tea. No paraku see tuleb meile see asi, et me peame selle ära. Hiiumaa ja Liivilahe on endal nagu tegevusrühma raames selle arvutus ära teinud. Jah, see ei ole keeruline üldse. See ei ole absoluutselt, see on Exceli tabelist paar hiireklikki ja rahu majas. Ja selles mõttes ka, et ja Priia kindlasti kontrollib, kas see on õige, aga nemad kasutavad täpselt samasugused andmebaase. Sest PTA koduleheküljel on, ma ei hakka praegu sinna ronima, võin pärast näidata teile, kus see on. Aga nad on seal kõik olemas. Mul ka küsimus, et see esmakokkuostu hind, et kuidas see tekib? Vaatasin need hindu suure üllatusega, näiteks seal lesta hind oli nagu äärmatult madal. Esmakokkuostu hind tekib nendest hindadest, mida teie märgite esmakokkuostu deklaratsiooni. See arvutatakse sellest välja. Ja kui teie märgite sinna siukesed hinnad, siis ta selline tekibki. Tähendab, kes selle välja arvutab? PTA arvutab selle välja. See on matemaatiline tehe tekib, et näiteks, et siin oletame, et Kaido näiteks müüb lesta mingi hinnaga, sina müüd lesta mingi hinnaga, veel müüb lesta keegi mingi hinnaga, võetakse see hind kokku, tehakse sellest keskmine. Aga see on esmakokkuostud vitugite põhjal, mitte see, et ma sul naabrimehele müüsin. Just, aga sellepärast ma ütlengi, et me ei saa mitte midagi muud aluseks võtta, sest me peame kõiki võrdselt kohtlema. Ja et see on ebaõiglane, aga märkige õige hind deklaratsioonidesse ja kohe tõuseb. Nii, tahab veel keegi küsida midagi? On veel, võib edasi minna. Nii. Ahaa, nüüd läheb trikiks. Et kõigepealt nüüd see sama esimene lõik. Et see ongi kõik, need ongi kõik abikõlblikud kulud. Rohkem nagu polegi. Natukene on veel üht-teist seal. Aga ta peab olema eesmärgipärane, üksikasjalikult kirjeldatud, mõistlik ja kõik. Ja tegelikult me ei ütle seda, et võib taotleda nüüd üht või teist asja, vaid see niimoodi ongi. See ongi tegelikult kogu abikõlblikkuse sisu. Oluline on kuupäev. 31. detsember 2029. Selleks ajaks peavad olema kõik tegevused lõpetatud, välja makstud, unustatud kõik asjad. Aga see õnneks on veel väga kaugel, aga see tuleb
järsku lähedale. Igastahes meil oli täpselt samasugune selle perioodi lõpetamisel tekkis sellega igavesti palju probleeme. Sa ei pea pildistama, need on, Kaido, kas on koduleheküljel ka või? Need lähevad kõik sinna Harju kalanduse koduleheküljele, et pildistama ei pea. Ja video läheb. Ja videoga, nii. Et ja see ongi tegelikult kogu abikõlblikkus. Et me määruse tasemel kirjutame üli vähe ette, mida te teha saate ja teha võite, sest te võite teha seda, mida te tahate, aga see peab olema eesmärgipõhine. Te peate saama mingisuguse hüve sellest. Et me ei saa näiteks halumasinat soetada endale sellepärast, et mul on vaja kodus puid lõhkuda. Me saame halumasina soetada selle jaoks, et mul on vaja tulu teenida. Et sellised mõtted on. Nüüd abikõlblikust me oleme reguleerinud nüüd taastuv energiaallika kasutusele võtmisega seoses. See nüüd on üks keeruline koht. Me ei ole varem kunagi toonud seda eraldi välja, aga nüüd sellel perioodil me otsustasime seda teha, sest me oleme siin kasutanud jälle lihtsustatud kulumeetodeid. Täpselt samamoodi nagu me püüniste puhul tegime. Sellest natukene edaspidi. Ehk siis selle taastuva energiaallika kasutusele võtmisega. Taastuv energiaallikas on kõik taastuvad energiaallikad. Tuul, päike, lained, biogaas, ma ei tea, veel võib-olla midagi, mulle tule kõik need pähegi. Kõik taastuvad energiaallikad investeeringud on abikõlblikud, kuid üksnes oma tarbimise ulatuses. Toonitan ettevõtte oma tarbimise ulatuses. Sest tegemist on riigi abiga. Et sellist asja, et teie äriidee on see, et ma nüüd soetan endale päikesepargi ja hakkan sellega energiat müüma võrgust välja või tähendab võrku sisse, see ei sobi. Seda me ei saa toetada, sellepärast et sellega sekkutakse energiaturgu ja see on riigi abi ja sihukest toetust anda ei või. Et ikkagi, kui te näiteks tahate külmhoonet käitada, omaenda külmhoonet, tahate panna päikesepaneelid katusele, siis selle jaoks on see okei, kui te käitate ainult omaenda külmhoonet, ainult omaenda tarbeks. Nii, kuidas moodi siis see tekib, see taotleja omaenda tarve, kuidas seda arvutatakse? Energiaaudit. Ehk tegelikult, kui te ei tea, kui palju see tarbimine on, siis te võite näiteks küsida energiaauditi, kus tuleb audiitor ja ütleb, et see seade tarbib nii palju, see seade tarbib nii palju, see nii palju, kokku oma tarbib nii palju, teeb teile auditi, esitate selle PRIA-le ja saate selle koguse peale toetust küsida. Siis tarbimise korral, kui teil on näiteks vähemalt 1 aasta olnud see tarbimine, siis te võite esitada ka elektrienergia tarbimise. Minu arust nendest võrguettevõtetelt saab alati ju selle liitumispunkti järgi välja võtta, kui palju seda energiat sinna on läinud. Et selle alusel võib ka oma tarbe välja arvutada. Või siis projektvõimsus. Kui teil näiteks on külmhoone jälle, te teate seda, et projektis on ette nähtud, et näiteks külmhoone võtab nii palju, see külmaagregaat, valgustus nii palju, siis ka ehitusprojekt võib olla siis selle aluseks. Kui teil näiteks tekib niisugune olukord, kus teil on seda tarbitud alla 12 kalendrikuu, et teil seda võimalust nagu ei ole siin tarbeid näidata. Ja siis kuidas seda arvutatakse? Näiteks külmhoone energiatarve on teil 15 200 kilovatti, see tulemus jagatakse 1000-ga ja saadakse siis abikõlblik tootmisvõimsus, mis on 15,2 kilovatti. Ja see on teie oma tarve, mille peale te saate siis toetust küsida. Mitte keegi ei keela teil energiat müüa võrku, aga summa summarum peab see ikkagi siia piiridesse jääma. Me oleme nüüd alati mõelnud ka selle peale, et ühed aastad on nagu väga erinevad ja see võetakse tõenäoliselt see arvutus kokku siis nii-öelda kontrollperioodi peale ehk 5 aasta peale. Ehk võrku müümine on lubatud, näiteks teil on ju võib tekkida olukord, kus suvel on energiat üle, müüte võrku, talvel on puudu, ostate juurde. Aga ikkagi summa summarum peaks midagi taolist välja tulema. Nii et see on niisugune oluline asi, mis on selle juures vajalik. Nii, nüüd
abikõlblikud on ka siis, nagu ma ütlesin, muud energiaallikast, taastuvad energiaallikad, aga jällegi oma tarve. Abikõlblik on projekteerimine, soetamine, paigaldamine, kõiki liike peetakse silmas. Nüüd erand on päikesepargid. Siin me oleme rakendanud jällegi seda lihtsustatud kulumeetodit. Ma olen jälle siia näite toonud, et näiteks teil on see sama päikesepark tootmisvõimsusega 15,2 kilovatti, mis on teie oma tarve. See jääb siis alla 16 kilovatti ehk 560 eurot kilovatti, 15,2 korda 560, 8512 eurot oleks selle päikesepargi toetus. Ilma, et te peaksite selle päikesepargi jaoks esitama ühtegi kuludokumenti. See sisaldab endas siis tegelikult kaabeldust, invertereid, transformaatoreid, teisi elektrisüsteeme, komponente, kõiksugu võrguühenduse loomist, alusraamistiku rajamist, toetav taristu, projekti koostamine, kindlasti ka selle sees, ja lõplik kooskõlastus. Selle ühiku sinna sisse ei ole arvestatud võrguga liitumise tasu, sest me ei saanud seda ühtset määra siin kuidagi moodi teha, sest need on niivõrd erinevad. Ehk tegelikult, kui teil näiteks on, ütleme see sama 15,2 kilovatti näiteks on teie päikesepark, te saate siit nüüd selle toetuse, siis te eraldi võite küsida ka võrguga liitumise tasu selle jaoks. Ja seda siis vastavalt sellele, millisesse strateegia telge te sellega lähete. Nii et natukene triki, aga väga mõistlik minu arust. Et just, et me ikkagi lubame tegelikult ka võrguga liitumise tasu, sest esialgu me kaalusime seda, et kas me nagu lubame seda või mitte, aga tundus nagu rumal mitte lubada. Sest ta on ju tarvilik. Mis sa ikka teed selle päikesepargi, kui sul võrguga liitumise tasu on abikõlbmatu ja see maksab pöörast raha. Nii et ta on natukene keerukas, aga ma arvan, et hea. Nii. Ja siin on meil siis, ütleme jällegi, ma toonitan siinkord üle, et kõiksugu tuuleenergiad, et kui tegemist ei ole nüüd päikesepargiga, siis see on kogu ahel, alates projekteerimisest kuni ehituseni. Toetusprotsent, sellele juurde me nõuame natukene hiljem. Ja energiatarvestussüsteemi projekteerimise soetamise puhul me peame silmas akupankasid. Keeruline sõna, aga akupank on ka võimalik toetuseks küsida. Ja samamoodi on siis, võib-olla natukene, peame siin korraks pausi, et kas te tahate kuidagi küsida selle päikese ja selle taastuvenergia kohta midagi? See on keeruline. Ja niimoodi joostes on veel keerulisem. See on hirmuäratav natukene, aga ma usun, et Priia suudab selle kuidagi inimese keelde panna seal taotlemiskeskkonnas. Okei. Aga nüüd siis ettevalmistavad tööd, et need on ka tegelikult tarvilikud. On taotluse ja siis selles esitatud andmed tõendavate dokumentide koostamine ehk taotlusvormi kokkupanemine on abikõlblik. Projekteerimine, ehitusgeoloogia, geoteetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline uuring ning ka detailplaneering. Detailplaneeringut me varem ei lubanud, aga see on ikkagi selle projekti koosseisus. Samamoodi keskkonnamõju hindamine, kõik sellised asjad, mis on tarvilik, ja siis see sama energiaaudit, millest ma varem teile rääkisin. Ettevalmistavad tööd peavad olema lõpetatud ja nende eest peab olema tasutud. Ehk kui te koostate projekti ja tahate selle pärast, ütleme, küsida tagasi selle toetuse, ütleme, investeeringu raames, siis see projekti eest peab olema ka tasutud juba. See ei saa olla niimoodi, et teil on see asi seal kuskil pooleli ripub. Et eelmine periood me seda natukene tegime sellega vea, et seal siis tekkis sellega igasuguseid küsimusi. Aga nüüd on meil määrusesse väga selgelt ära reguleeritud. Nii, need on abikõlblikud kulud. Kas keegi tahab küsida nende kohta midagi? Kurat, see on keeruline mulle endale ka. See on jube keeruline. Aga ma usun, et
et PRIA suudab selle kuidagi söödavaks teha. Just söödavaks, aga kas siin nagu potentsiaalselt taastuvenergia... Jah, kes nagu tahab üldse... Kas üldse on nagu huvilisi siin praegu? Kes tahab päikese parki näiteks üles panna enda tootmisettevõttesse? Tuletus liiga väike. Välja teed või? Kilovati kohta 560 eurot on väike. Mis räägid? No selleks, et kõik valmis teha on vähe. Ei ole. Seda enam, et meil päikesepaneelide hind on langenud vähemalt umbes 30%. Me isegi kahtleme, kas see natuke liiga suur ei ole. Ja see on, vaadake, see on, no ütleme, et see on, et kuni, see on alla 16 kilovati. Ja no mida suuremaks see läheb, seda tegelikult siis siin tekib nagu see ruutprojektsioon. Aga minu hinnangul see ei ole väike. Ei ole. Ja see on, tuletan meelde, see on lihtsustatud kulumeetod. Me ei küsi selle kohta täpselt samamoodi mitte ühtegi arvet, mitte midagi. Kuidas sa selle valmis ehitad? Kas sa palkad endale, ma ei tea, 3 ukrainlast või insenerid, su enda asi, või teed ise? Need seadmed muidugi, mida sa kasutad, peavad kõik uued olema. Aga ma arvan, et see ei ole väike. No ja kui tundub väike, siis ei pea toetust kasutama, eks. Nii. Veel küsimusi? Ei ole, okei. Mitte keegi kunagi ei tahagi küsida nende asjade kohta, sest harilikult keegi, see on nii keeruline. Nii, aga mitte abikõlblikud kulud. Natukene meil siin ikkagi neid on. Et ma kõiki ei ole siia välja toonud. Et tegelikult need on paragrahvi 29 punktides 1-26. Seal on väga palju standardset, aga ma arvan, et ma tõin välja just selle, mis on oluline, millele tuleb tähelepanu pöörata. Kulu, mis on tehtud enne kohalikule tegevusrühmale taotluse esitamise päeva, välja arvatud siis ettevalmistavad tööd. Varemalt oli meil see sihukene problemaatiline, ehk tegelikult oligi nagu 2 võimalust, kas tegemist on, kuidas tõlgendada, et kas PRIA-le esitamise päeva või kohalikule tegevusrühmale esitamise päeva. Nüüd me läksime sellel perioodil väga selgelt teed mööda, ütlesime, et nüüd on kohalikule tegevusrühmale esitamise päev, on kõik. Sellest hetkest algab teie abikõlblikkus. Kui te esitate oma taotluse näiteks läbi e-PRIA ära Harju kalandusele, järgmisel päeval võite omal riisikul tegevustega alustada ja need on juba abikõlblikud. Te ei pea siis nagu kõike seda ootama. Et see on ka niisugune oluline asi, mille me ära täpsustasime. Siis ettevalmistavad tööd, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2021, kui projekt on ikka tehtud enne 1. jaanuari 2021, siis selle peale toetust küsida ei saa ettevalmistava tööna. See tuleneb alusmäärusest. Nüüd oluline asi. Projekteerimisega seotud kulu ilma investeeringuta sama tegevuse raames. Ehk kui te näiteks küsite mingisuguse hoone projekteerimiseks, teete ettevalmistava töö, siis selleks, et see ettevalmistava töö tagasi saada, peate te ikkagi projekti ellu viima. Ehk see peab olema ka investeering taga. Lihtsalt niisama projekteerimist toetada ei ole võimalik. Nüüd igasuguste võrkudega ühinemine. Üldjoontes on ta keelatud. Kuid kui see on seotud tegevuse elluviimisega. No oletame, et te tahate, teete endale niisuguse tööstuse, kus te näiteks kasutate küpsetamiseks gaasi. Siis gaasivõrguga liitumine on abikõlblik. Ta peab olema konkreetselt seotud selle tegevusega. Siis on see abikõlblik, see on kaalumise kohta alati. Samamoodi näiteks, kui teil on mingisugune äriettevõte, sinna on tarvis teha näiteks ühisveevärgi liitumist. See ei saa olla muidugi teie enda kodu, sest eluasemele me toetust ei anna. Aga näiteks ettevõtte teete endale, ma ei tea, mereäärde ettevõtte, aga teil ei ole seal, teil on tarvis see liitumine sinna tekitada, siis see on abikõlblik. Aga ta peab olema konkreetselt sellega seotud. Seda tuleb tähele panna. Kulud elukohale üldiselt ei ole lubatud. Mitte üldiselt, vaid kindlasti ei ole lubatud. Välja arvatud, kui seda elukohta kasutatakse mingis osas
majutustegevuseks. Näiteks teil on suur maja, 3 toas elate ise, aga 7 ülejäänud toas pakute näiteks kodumajutust. Siis need 7 ülejäänud tuba on abikõlblikud. Ja sinna on võimalik toetust küsida. See on päris triki, seal tuleb vaadata neid üldkulusid, kuidas need jagunevad, seal tuleb teha igasugust erinevaid arvutusi. Kui keegi see huvitab, siis on seletuskirjas, ma olen toonud mitmeid näiteid selle kohta, kuidas seda võiks arvutada. Aga põhimõtteliselt üldreeglina on ta keelatud, aga teatud tingimustel on ta lubatud siiski. Üldiselt ei ole meil tööjõukulu lubatud, välja arvatud siis looduskeskkonna tingimuste tegevussuunas olevad projektid. No näiteks, kui meil on mingi suur projekt, kus juhitakse mingisuguseid pikki tegevusi, siis seal on üldiselt nagu projektijuhti tarvis. Ja siis me lubame tegelikult ka seal talle siis palka maksta. Kasutatud asju soetada ei või. Mitte mingil moel. Asjad peavad olema kõik uued. Muuseumi eksponaate ka soetada ei või. Siuksed võrgud, nagu seal teises toas on, ei ole abikõlblikud. Kui te tahate näiteks soetada nende võrkude näitamiseks vajaminevaid kappe, siis tegemist ei ole muuseumi eksponaatidega. Need on abikõlblikud. Aga muuseumi eksponaat ise ei ole abikõlblik. Kangast telgesid ei saa soetada, sest on kasutatud. Kunagi ma olin siis veel ühingus ja oli meil üks taotleja, kes tuli ja ütles, et Margus, ma tahan endale soetada hobust. Mina loen määrust ühtepidi ja teistpidi. Kurat, hobune ei ole keelatud. Aga siis ma jõudsin järeldusele, ütlesin talle, et okei, soeta endale hobune, aga kuidas sa saad hobuse uuena? Et kui sul õnnestub hobune uuena saada, palun. Miks ei saa? Kas endine või võtta tasa? No suhtuus, just nimelt. Ta on suhtuus, aga ta ei tohi olla kasutatud. Varsti esimest korda jalule ongi kasutatud juba. Ja siis ma küsisin Priia käest ka, Priia ütles selle pärast, et kurat, päris leidlik. Et kuidas sa nagu, et samasugused asju on näiteks juhtunud, kui inimesed tahtnud tõukoerasid osta ja väitnud, et nad hakkavad koerakasvatusega tegelema. See öeldakse, et palun, igasugused muud puurid, asjad palun, aga koer ise ei saa, sest koer ei ole uus. Midagi ei ole teha, eks te. Nii et sellised asjad on. Nii, siis nüüd kalapüügiseaduses tähenduses kalalaeva soetamise või ehitamise kulu või siis nendega seadmed. Oluline on, tähendus on kalalaeval. Ehk eelmisel perioodil, EMKF-il nüüd lõppenud perioodil, meil olid väikelaevad üldse keelatud. Nüüd me otsustasime, et me seda lubame. Et te võite soetada väikelaeva, aga te ei tohi seda kasutada kutselises kalapüügiks. Näiteks, kui te tahate turistidele seda välja rentida, siis võite seda teha. Ära naera midagi. Ja me saame sellest aru, et seda nõuet on üpris lihtne kuritarvitada. Aga kui mina seda määrust koostasin, siis mina võtsin aluseks selle, et inimesed on ausad. Ja me võime seda lubada, sest alusmäärus ütleb, et me ei tohi toetada kalalaeva. Tavalist laeva võime. Püükisa sellega, kutselist kalapüüki sellega teha ei või. Rentida harrastuspüüdjatele võid. Ja me ei ütle ka, et milline see kalalaev, see laev võib olla, ta võib olla, ma ei tea, 8-meetrine või 12-meetrine, see on eesmärgi põhine. Te peate seda kuidagi moodi suutma tõestada, et see on teile vajalik, et te hakkate sellest nagu suurt tulu saama, aga arvestage sellega, et te ei saa ju tegelikult ju kutselist kalapüüki te võite teostada ainult ju kalapüügiregistris oleva kalalaevaga. Kui see sama kalalaev, millele te toetust küsisite, ilmub kutselise kalapüügiregistrisse, siis te küsitakse toetus kohe tagasi. Nii et igate moodi rikute seadust. Nii, siis ma ei hakka seda siin rääkima. Pereautosid me ei toeta. Kõik, punkt. 5-kohalisi džiipe ka ei toeta. Kastiautosid, kõik, punkt. Et see ei sobi mitte üks raas. Nii, ja siis on mul siin veel natukene mitteabikõlblikke kulusid. Vesiviljelusega seotud investeeringute kulud ehk kalakasvatused
on rannameetmest out, neid me siit ei toeta, siis see osa taastuvast energiaallikast, mis ei ole siis nagu ainult enda oma tarbimiseks, see ülejäänud kulu, see on abikõlbmatu, siis see, mis on tulumaksu paragrahv 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga teotud kulu, ehk kui te venna käest ostate midagi, siis see ei ole abikõlblik, seda ei lubata. Energiaauditit ei saa teha ilma investeeringuta sama tegevuse raames. Ehk teil peab olema, kui te küsite toetust energiaauditile, siis peab olema teil tegelikult ka juba mingisugune energiaprojekt, taastav energiaprojekt seal. Asustamine keelatud, ükskõik milline, kas või siis eksperimentaalne, siis oluline on see, et lautrikohtade renoveerimine või parendamine üldreeglina on keelatud. Seda me ei taha lubada, välja arvatud, kui taotlejaks on kohalik omavalitsus. Me ei soovi sellist olukorda, kus meil on mittetulundusühingus Juss ja Juhan, ühel on püügiluba, teisel ei ole püügiluba, aga on tore lautrikoht. Ja siis tulevad ja kukuvad tegevusrühmasid survestama, et nüüd me hakkame siin arendama kõiksugu toredaid asju ja tegelikult teevad ise endale siis väga mõnusa olemise seal. Ja sellepärast me oleme pannud siia piirangu, et lautrikohtade puhul ainult kohalik omavalitsus võib seda teha ja siis ka eeldusel, et see on siis avalikus kasutuseks. No omavalitsus see nagu ise endale seda vist ei pea ka. Nii, ja siis põhjendamatud kulud. Ehk jällegi, toome mõne näite. Ütleme, et ma ei oskagi ma ei tule ühtegi head näidet praegu ka, et kui teil näiteks on, oletame, et te näiteks tahate hakata näiteks kormorane tõrjuma ja ostate selle jaoks näiteks endale kiirpaadi, siis ta on põhjendamatu kulu, sest paadi võib ka rentida. Ja sellised asjad näiteks, mis on natukene jaburad, et nendega meil on alati niisugune suur jama ja me väga loodame, et niisugused põhjendamatud kulud jäävad juba tegelikult nagu tegevusrühma kinni. Nii, mitteabikõlblike kulude kohta küsimusi? Ei ole. Okei. Nüüd lähme toetuse maksimaalsete määrade juurde. Huvitav asi. Et üldreeglina on ühe taotleja kohta 400 000 eurot. Rohkem taotleja ei saa. Välja arvatud kohalik omavalitsus. Kohalikul omavalitsusele see 400 000 ei kehti, sest omavalitsused tihtipeale teevad sadamaid, mis on hästi kallid, teil on keskkonnaprojektid, mis on kallid, igasugused traditsioonid, mis on kallid, et selles mõttes, et me omavalitsustele seda piirangut teha ei taha. Siis veeluressursside ehk töötlemise telje puhul on toetus 80%, kui tegemist on siis tulundusühistuga, kus on siis vähemalt 5 kaluri kalapüügiloaga liiget. Varemalt oli see meil 70%, otsustasime seda tõsta, sest me tegelikult soovime, et kalurid hakkaksid rohkem tulundusühistutena tegutsema, sellepärast on see toetusprotsent ka suurem. Ja veeluressursside puhul siis 70%, kui tegemist on siis tavalise ettevõtjaga, kes omab kalapüügiluba. Jällegi võrreldes EMKF-iga 10% suurem toetus. Ja juhul, kui näiteks mikroettevõtja, kes tegeleb kalapüügiga, millel on veetavad püünised, siis minu teada Harjumaal vist ei ole kellelgi veetavaid püüniseid. Ei ole teil vist mitte kellelgi, ainult passiivpüünised on. Kaido teab vist või? Nootasid ei ole teil ju. Ei kaldanootasid ega pöörinootasid. No siis teil nagu sellega ei ole üldse nagu siis tegemistki. Nii, siis sadamate puhul, kui tegemist on kohaliku omavalitsusega, siis on 100% toetust vallale ja vallaasutustele ja siis ka tegelikult nendele mittetulundusühingutele, kus on siis vähemalt 50% on häältest on valla omad. 80%, kui tegemist on siis nii-öelda selle kalurite mittetulundusühinguga
jällegi, miks me selle vahe sisse tegime, sest selle 80% puhul võib see investeering olla ainult selle mittetulundusühingu liikmetele. Et kujutage endale ette, kui sadam näiteks maksab ütleme 400 000 eurot, sellest 20% on ilmatu raha. Ja kui nüüd me sunnime näiteks võib-olla mingid 10 kalurit, kes panevad selle raha kokku, mis oma finantseeringuks vajalik on, ja siis ütleme neile, ei, see on nüüd kõigile avalik. Kõik võivad siin koperdamas käia, teha, mida tahavad, siis ei tundu eriti mõistlik olevat. Ja sellepärast me me soovime seda, et see oleks avatud, aga kui ikkagi mingisugune kalurite ühing otsustab, et seal on mingisuguseid piiranguid, mida nad tahavad seada, siis me selle peale ka väga kurjad ei ole, sest arusaadav on ju, et kui kalurid panevad oma raha mängu, siis me ei taha ju ka seda ju tegelikult, et see ei ole ju õige. Aga omavalitsuste puhul on 100% toetus ja see on siis täielikult avatud, et omavalitsusel ei ole siis põhjust keelduda sellest. Muidugi seal on ka teatud normid alati, et alati võib kehtestada piiranguid, näiteks öelda, et sadamas on selline kord, et me ei sülita nurka ja muid siukese asju. Ja võib ka näiteks küsida sadamateenuste eest tasu, ka omavalitsus võib seda teha täiesti vabalt, see ei ole keelatud, aga omavalitsus ei tohi öelda, et meie siukese inimesi siia ei lase, kellel on näiteks vasak silm sinine. Et siukest asja ei tohi teha, eks teda. Aga MTÜ-de puhul jah, me loodame, et MTÜ-d on suured ja tugevad, aga me ei saa neile panna väga palju kohustusi ka. Ja siis 50%, kui toetuse saaja on ettevõtja, kes on Kalasadama omanik ja kellel on siis kalapüügiluba. Et võivad olla ka erasadamad näiteks 50% toetusega. Nii et keelatud see ei ole nüüd sellel perioodil. Nii. Järgmine leht. Niimoodi. Majandustegevuste mitmekesistamine. 50%. Eelmisel perioodil oli see protsent oli 70, aga me oleksime tahtnud sellega jätkata, aga paraku meil alusmäärus selleks võimalust enam ei anna. Et me pidime tulema 50 peale. Siis looduskeskkonna tingimuste parendamine on 100%, olenemata sellest, kes on taotleja. Kas ta on kohalik omavalitsus, kas ta on mittetulundusühing, sihtasutus, et igale poole on 100% toetust. Traditsioonide puhul ka samamoodi 90% on toetus, olenemata sellest, kas tegemist on kooviga, kooviasutusega, mittetulundusühingu või sihtasutusega. Nendest kahest teljest ettevõtjad abikõlblikud ei ole, nemad toetust siit küsida ei saa. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuunas on 90% juhul, kui tegemist on mittetulundusühingu või sihtasutusega. Siia alla siis käivad külaseltsid, kõiksugu asjad, meil ei ole mingit piirangut, et peab olema kalurite oma. Ja jällegi need on sellised üldharivad koolitused, sealhulgas ka siis tegelikult õppereisid vajadusel. Ja 50% siis, kui tegemist on ettevõtjaga, kes omab kalapüügiluba, nagu ma teile juba kirjeldasin, siis et kui inimene näiteks tahab endale mingisugust uut ametit välja arendada või midagi teha siis. Nii. Toetuse maksimaalsed määrad. Nii ja siis ma juba rääkisin teile siis sellest, et need lihtsustatud kulumeetodid päikeseparkide puhul jällegi makstakse toetusele välja ja kuludokumente ei küsitakse vaid elektripaigaldise nõuete kohasuse akti. Et see siis on dokument, mis tõendab seda, et see asi, mis te seal teete, on ohutu, mõistlik ja ei tapa kedagi ära. Siis taotlusdokumentide ettevalmistamine on meil 256 eurot ühe taotluse kohta, samamoodi lihtsustatud kulumeetodiga, ehk ühtegi kuludokumenti selle kohta ei nõuta. Ja kuidas selle taotlemine käib, siis ma nüüd vaatasin, et need taotlused, mis nüüd esitatud on, minu arust kõik on küsinud seda toetust. Ehk siis see ongi teie enda töö ja vaev siis. 256 eurot haljavu, eks teed.
et me jällegi ei küsi seda mitte ühtegi kuludokumenti, vaid see makstakse teile välja, siis kui näiteks te hakkate deklareerima oma tulusid, see muidugi eeldab seda, et te toetuse saate. Ja siis see makstakse teile lihtsalt välja. Ja muidugi tegevusrühmad võivad kehtestada siis tegevuste kaupa enda maksimaalseid toetuse suuruseid. Kus see Vagiström on? Vagiström. Kas on Harju kalanduses mingisuguseid maksimaalseid suurusi? Ei ole. Nii et järelikult pange nii palju kui jaksate. Ainus asi see 400 000 ettevõtjale piirab. Et küsimused? Ei ole küsimusi. Infot on nii palju, sellepärast keegi ei küsigi midagi. Nii, aga lähme edasi siis ostumenetlusega. Enam ei ole palju jäänud, näete ainult nii palju paberit. Kannatust veel pisut. Ostumenetlus. Siin on meil suured muudatused. Et sisuliselt on nad jaotatud nagu 2 või 3 klassi tegelikult. Et kui toetatavad tegevused jäävad alla 5000 euro ilma käibemaksuta, siis võib piirduda ainult ühe hinnapakkumusega või üldse esitada ainult hinnakalkulatsioon. Olenevalt siis sellest, milline see tegevus on ja mis on mõistlik. Aga igal juhul see kalkulatsioon peab olema siis ka nagu tõendatav. Ehk tegelikult te peate ikkagi nagu näitama ära, et kus kohast te selle hinna saite. See ei saa olla niimoodi, et te lihtsalt vaatasite lakke ja pani selle hinna, vaid siis PRIA peab ikkagi saama nagu siis kontrollida, kas see asi on õige. Näiteks hinnakalkulatsiooni puhul on mõistlik, on näiteks, ma toon mõne näite, et oletame, et teil on koostööprojekt näiteks soomlastega ja teil on tarvis sõita laevaga projekti koosseisus näiteks Soome. Kui te nüüd näiteks võtate endale hinnapakkumuse, kui te saate sealt üldse Tallinkist mingi hinnapakkumuse, 3 või ütleme 7 inimest, mingi summa, auto, mingi summa, esitate PRIA-le selle hinnapakkumise, aga projekti käigus tuleb välja, et te ei saa Tallinkiga sõita, te peate hoopis sõitma Siljalainiga. Ja kui teil on hinnapakkumisega see seotud, siis te peate tegema PRIA-s muudatuse. Aga kui te nüüd tegelikult esitate hinnakalkulatsiooni, kus ongi võetud näiteks Tallinki koduleheküljelt ühe inimese hind, auto hind, PRIA saab seda kontrollida ja millist laevafirmat te pärast kasutate, see ei ole enam üldse oluline. Et selles mõttes on nagu kalkulatsioonid või näiteks teil on lastelaager, kus on tarvis 5 joonlauda, 7 markerit ja 8 pliiatsit. Nüüd selle asemel, et kõikide nende passide peale hinnapakkumus teete kalkulatsiooni, sest pärast, kui lastelaagrit ellu viite, siis tuleb välja, et 5 joonlauda ei olnud tarvis, 3 oli tarvis. Markerid oli tarvis 8. Ja jällegi, kui see on hinnapakkumisega seotud, siis te peate hakkama seda muutma, kui ta on seotud kalkulatsiooniga, siis te ei pea seda muutma hakkama. Siis on see asi nagu palju lihtsam. Alati muidugi tuleb vaadata, et mis see on. Näiteks, kui te tahate soetada marjapressi, mis on suhteliselt kindel asi, ja siis panete sinna ühe hinnapakkumise rahumajas, mingit probleemi ei ole. Aga oletame, et teil on tarvis soetada 3 jalgratast. Kui te nüüd võtate näiteks hinnapakkumise Sportlandist, jalgratas Schwinn, aasta aega läheb mööda, neid rattaid enam ei toodeta. Õudne jama, aga pakkumine on kehtiv. Kui te nüüd koostate selle kohta kalkulatsiooni, et näete, et jalgratas Optima selles poes maksis ta näiteks, ma ei tea, 830 eurot, link juures, PRIA saab seda kontrollida ja nüüd, kui te hakkate seda ellu viima, siis seda Optimat ei ole, aga te võite võtta siis mingisuguse teise jalgratta, mis on samasuguse hinnaga. Küsite soetamisel siis juba reaalse hinnapakkumise, ostate selle ära, esitate need dokumendid PRIA-le. Asi palju lihtsam. Nii et selles mõttes see kalkulatsiooni küsimine muudab teile elu lihtsamaks ja muudab ka PRIA-le elu lihtsamaks, sest ega PRIA ei taha ka nende muudatustega pidevalt tegeleda. Aga igal juhul te peate arvestama sellega, et see ei tohi see kalkulatsioon olla lihtsalt siukene näpp suus või et mõtlesin hinna välja, vaid igal juhul ametnik küsib teie käest, kus te selle saite. Panete kas või lingi juurde, kus te selle saite näiteks. Kõik siukesed asjad, tõendamise kohta. Nüüd, kui toetav tegevus ületab 5000 eurot, siis tuleb küsida 3 hinnapakkumust.
ja need peavad olema võrreldavad igal juhul, et te ei saa olla näiteks niimoodi, et noh, ütleme, et tahate näiteks soetada ka näiteks ütleme külmikautot näiteks, aga üks hinnapakkumine on näiteks kaubiku peale, teine on veoki peale. Ja siis ütlete, et veok on nii palju kallim, et ma nüüd ostan bussi, aga buss on Mercedes. No sükst asja teha ei saa. Need peavad olema võrreldavad ja igati nagu sükesed mõistlikud. Te võite küsida alla 3, kui see ei ole objektiivselt võimalik neid rohkem saada. Eesti on niivõrd arenenud maa, et ma ei kujuta ette, et võiks olla selliseid tooteid, mida Eestis ei ole saada. Ikka kõike on. Objektiivne ei ole see, et ma eelistan Mercedest. See ei ole objektiivne. Objektiivne ei ole see, et ma eelistan kollast autot. See ei ole objektiivne. Et see ei lähe kohe mitte. Siis te ei või kindlasti oma sugulaste käest küsida hinnapakkumisi. Selle 5000 euro eiramiseks te ei tohi hanget jaotada tükkideks, kui see on funktsionaalselt koos toimiv. Noh, võtame mõne näite, et te tahate näiteks, väga hea näide Saaremaalt oli ju see, et kui inimene tahtis soetada ujuvsilda ja siis võttis kõikide ujuvsildade kohta ühe hinnapakkumise, keetid, sillad, ujukid ja kõik ütles, et nad on kõik erinevad asjad, aga tegelikult nad on funktsionaalselt koos toimivad. Ehk siis kui sa ketti ei soeta, siis sild ujub minema. Kui sa ujukeid ei soeta, siis sild vajub põhja. Nii et funktsionaalne koostoime ongi tegelikult alati see, kui võtta näiteks üks asi, üks mingi komponent ära ja ülejäänud komponente kasutada ei ole võimalik. Esta on mul õigus. Esta käest küsite, Esta on riigihangete spetsialist Priias niimoodi, et kui jamaks läheb, siis tema ütleb teile, kuidas õige on. Ja seal vaielda ei ole mõtet enam. Niimoodi, et ja sama eesmärk ka. Nii et igal juhul te peate seda mõtlema, et siukesed trikitamised üldiselt ei lähe läbi. Pole mõtet teha. Ja jällegi, kui ta kvalifitseerub riigi abiks, ei tohi siis neid kohustusi võtta enne, kui taotlus on Priiale esitatud. Kohustuste puhul ikkagi tõendavad dokumendid, lepingud, ettemaksud, kõik on keelatud. Neid ei tohi teha. Me oleme rääkinud alati riigi abist. Ma ei soovitan üldse siukese asju mitte teha. Ehk enne seda, kui te taotlust ei ole Priiale esitanud, või mitte Priiale, vaid siis tegevusrühmale esitanud, ärge ostke mitte midagi. Ärge sõlmige lepinguid, ärge tehke ettemakse, ärge tehti tellimiskirjasid, mitte midagi. See on väga riskantne, pärast võib tulla välja, et te olete lihtsalt ette kiirustanud ja toetust ei saagi. Nii et seda tuleb alati arvestada. Nii. Oluline teema, mida tuleb tähele panna. Nõuded pakkumiskutsele ja hinnapakkumusele. EMKF perioodil olime me selles suhtes siukesed lõdvad ja juhtus asju. Nüüd me ikkagi soovime seda, et kõik need pakkumiskutsed, kõik need asjad peaksid olema koos taotlusega. Ehk me peame ikkagi aru saama, et te olete need pakkumised küsinud, te olete need saanud, te ei ole neid ise teinud. Sest meil on olemas juhtumeid, kus ongi inimesed kirjutanud hinnapakkumisi ise valmis ja unustanud selle juures makrod ära kustutamast. Et ikka, ma tean, mul oli kõige ehedam näide oli jällegi siis, kui ma olin ühingus, ma toon seda kogu aeg näiteks. Ja siis ühe taotlusega, see oli veel see aeg, kus e-Priiat ei olnud ja sai esitada siis neid digiallkirjaga neid taotlusi. Ja siis ma sain, see oli päris suur objekt, kuskil mingisugune 100 000 eurone objekt. Ja kui seal oli siis 3 hinnapakkumust, mis olid lihtsalt PDF-idena ja hinnapakkumuste need dokumentide nimed olid siis 1 volliga kokku lepitud hind, 2 fake 1, 3 fake 2. No, kuul pähe. Siis küsisin inimese käest, et kui sa selle mõtte peale tulid, et kas see näpistas kuskilt, et inimene ei saa ju nii loll olla. Aga see õnneks see taotlus kukkus kõik kummuli ja just nende asjade pärast, et meil ei juhtuks selliseid asju. Me tahame, et need asjad oleksid tõendatud kõik.
on mul õigus, sõbrad Priiast, ka teie soovite seda. See toob teile tööd juurde. Tõenäoliselt vaidlemist tuleb palju, aga see on meie audiitorite sisekontrolli tungiv nõudmine. Et need asjad peavad olema. Ja jällegi siin see objektiivsuse mõte, näiteks ma toon siin ühe näite, et oletame, et teie tegevuseks on messil osalemine, ütleme, tahate näiteks minna oma ettevõttega Tallinna toidumessile, siis seal on üks ainus messi korraldaja Prof Expo, kes seda messi korraldab ja ruumi rendib, seal ei ole võimalik saada 3 hinnapakkumist, sest ettevõtjaid, kes Tallinna toidumessi korraldab, on 1. Järelikult siin on 1 hinnapakkumine objektiivselt täiesti põhjendatud. Samamoodi, näiteks, kui palju on näiteks Harjumaal ettevõtteid, kes pakuvad võrguteenust, elektrivõrguteenust. Kas keegi teab? 1 ongi Elektrilevi vist, eks? Järelikult, kui teil on tarvis küsida näiteks hinnapakkumust enda elektriliitumiseks, siis ainus ettevõte, kes seda pakub, ongi Elektrilevi. Ja ongi täiesti põhjendatud küsida 1 ainus hinnapakkumine, sest mitte keegi teine seda Harjumaal ei paku. Et see on objektiivne põhjendus, mitte see, et mulle miski meeldib. Nii, aga ostumenetlusega lähme edasi. Ehk kui see ostumenetlus ja toetatav summa läheb üle 60 000 euro ilma käibemaksuta, siis on meil ikkagi jälle see nõue, et siis tuleb hanked läbi viia riigihangete registris, nagu ma teile püügivahendi meetme puhul juba rääkisin. Püügivahendi meetme puhul on see tõenäosus väga väike, siin üpris suur. Et ma ei hakka seda nüüd üle kordama, et aga see kohustus teil on. Nii et ütleme, et need mittetulundusühingud näiteks, kes hakkavad siin sadamaid tegema või ka ettevõtjad, peavad sellega arvestama, et need tuleb viia kõik RHS-is läbi, need hanked kõik. Aga siin on, selles mõttes on nagu natukene parem ka, et näiteks siin me ei lubame kasutada neid pakkumisi, mis tulid omavahel seotud isikutelt. Ehk tegemist on avaliku konkursiga, kus kõik saavad osaleda ja kui näiteks siis mõni taotleja näiteks kas või vend pakub, siis me arvame, et see ei ole halb. Las ta siis olla. Nii et selles mõttes, et siin nagu on see nagu lubatud. Aga see on, ja jällegi ta tuleneb siis sellest, et me soovime seda, et neid vahendeid kasutataks mõistlikult. Mina oma ameti poolest tegelen ka väga palju audititega, just nimelt nende audititega, mis on probleemsed. Ja nendest umbes 98% on seotud hangetega. Ja see on ju nii, eks? On isegi rohkem võib-olla. Aga seda on palju, see on väga palju. Ja pahatihti need vaidlused lõpevad sellega, et nõutakse toetus tagasi. See on pahatihti, lõpeb nii. Ja isegi siis, kui on tegemist lihtsalt hinnapakkumustega. Et see on suur probleem ja me soovime seda praktikat muuta. Ma ei taha kellegile näpuga näidata, aga see on mitte ainult kalandusfondis, vaid üldse probleem, need kuritarvitused. Aga see selleks, meil on Harjumaal ausad inimesed. Nii, jällegi 60 000 euro nõude eiramiseks ei tohi seda tükkideks jagada, kui see on funktsionaalselt koos toimiv. Ja siis ka see näiteks, et kui taotleja on juba riigihangete seaduse paragrahv 5 mõistes riigihankija ehk näiteks omavalitsused, kes nii et teisiti peavad hanke tegema, siis nendele see nõue ei laiene, sest nemad teevad niikuinii riigihanke. Ja siis nende ehituse puhul siis PRIA koostab ehitustegevuse maksumuse prognoosi, tõenäoliselt on see olemas juba, eks? Jah, nii et ühesõnaga, et kui te küsite hinnapakkumisi ehitustegevuseks, omavalitsusse inimesed ei pane mind praegu tähele, ka nemad peavad seda kasutama. Nii et ikkagi võtate PRIA koduleheküljelt selle vormi, see on üpris detailne, aga seda tuleb kasutada. Natukene tülikas,
aga annab väga hea võrdluse alati. Nii et seda tuleb ka meeles pidada. Ma arvan, et Kaido kindlasti seda siis ütleb teile. Kus ta üldse ise on, kuule? Magiström, kuule. Kas sa ise ei peaks kuulama seda, mis ma räägin või? Sa ise ei pea kuulama või? Kõike tead? Okei. Nii, siis taotluse esitamine. Taotlusi saab esitada ainult läbi e-PRIA ja sel ajal, kui tegevusrühm on taotlusvooru välja kuulutanud. Selleks on omad normid. Ehk siis teie puhul Harju kalandus peab seda ette teatama seal mitmeid päevi, tegema väga mitmesuguseid toiminguid seal, nii et siis saab neid taotlusi esitada. Sisunõuded on lisas 7. Seda ma ei hakka siin nagu välja tooma, seal on erinevad lahtrid, mida tuleb täita. Siis tuleb esitada pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega, siis erinevad omandiõigust tõendavad dokumendid, mida ei ole võimalik kätte saada avalikest registritest. Ehk näiteks, kui teil on tarvis hoonestusõigust, siis hoonestusõigus on, mis register see on? Kinnistusregister, millele PRIA-l on ligipääs ja nemad saavad seda seal kohe kontrollida, kas seal see hoonestusõigus on või on see omand. Et neid dokumente esitada ei ole üldreeglina vaja. Siis ma olen teinud selle siia punaseks, ehk siin meil on ka niisugune põhimõtteline muudatus. Projekti alguskuupäev, minu soovitus on alati see ikkagi, et oleks see sama kuupäev, millal taotlus esitatakse. Aga projekti lõppkuupäev on nüüd see, mida te ise planeerite oma tegevuseks. See ei või olla pikem kui 2 aastat arvates PRIA otsuse saamisest. Aga võib olla lühem. Ehk näiteks, kui teil on mingisugune projekt, te soetate mingisuguse lihtsa asja, mida te saab kuskilt tellida, siis ei ole mõtet panna selleks tähtajaks ju 2 aastat. Vaid panetegi näiteks sinna siis pool aastat näiteks või kui palju. Sest see annab tegelikult meile nagu selle kindluse, et te tõepoolest viite selle asja ellu. Sest kui te nüüd näiteks see lõpukuupäev on teie jaoks ikkagi norm, te peate seda sel ajal lõpetama, kui te seda sel ajaks lõpetada ei suuda, siis te peate PRIA-st küsima pikenduse. Aga igal juhul see lõpukuupäev peaks olema mõistlik. Seda enam, et tegelikult teie tegevusest hakkab sõltuma ka tegelikult tegevusrühmale makstav toetus. Nii et alati mõelge selle peale, mida kiiremini te need asjad ellu viite, seda parem on ühingule ja seda parem on ka teile endale. Nii et selles mõttes kaaluge alati ja ma arvan, et kas teie näiteks ütleme, ma arvan, et ka teil on tegelikult õigus juhtida tähelepanu sellele, et kui inimene tahab soetada endale, ma ei tea, tööriista komplekti, et miks ta see peaks tegema seda 2 aastat. Meil taotlusvooril on see koht, kus on pooleaastased prognoositavad vahemikud, millal ta esitab selle lõpukuupäeva. Peab ikka prognoosima seal vormis. Ja, nii et selles mõttes ikkagi, aga kaaluge seda alati, sellepärast, et siis ta on enesedistsipliin ja on ka tegelikult teadmine, et see raha ei seisa seal paigal. Sest kui te näiteks saate oma toetuse kätte ja see 2 aastat seal seisab ja 2 aasta pärast tuleb välja, et tähtaeg läks üle, et seda ellu ei vii ja kui ta veel satub perioodi lõppu, siis see raha võib lihtsalt kaduma minna. Et ta on nagu ühelt poolt inetu tegevusrühma suhtes, ta on inetu teiste taotlejate suhtes ja üldiselt ei ole mõistlik niimoodi teha. Nii, siis kui on tegemist ehitamisega, ehitusprojekti ärakiri. Siin on tekkinud küsimus selle kohta, et mis staadiumis see ehitusprojekt peab olema. Kas eelprojekt, tööprojekt või põhiprojekt. Määrus ütleb ehitusprojekt. Ja me oleme kokku leppinud PRIA-ga sedamoodi, et selle projekti järgi peab olema võimalik ehitada, selle projekti järgi peab olema võimalik küsida adekvaatne hind, selle projekti järgi peab olema võimalik väljastada ehitusluba. Ehk kui on tegemist mingisuguse ruudulise paberi peale kriitseldatud asjaga, siis see ei ole ehitusprojekt. Aga jah, selles mõttes ka nii, et me oleme jätnud selle PRIA otsustada, nii et kui PRIA näiteks ikkagi ütleb, et ei see projekt, mille te esitate, et see ei ole ehitusprojekt, siis teil tuleb sellega leppida. Aga ma usun, et see ei ole nii hull.
Kas siin saaks selgust, see on väga tähtis asi tegelikult. Ei saagi selgust. Ma ütlesingi need 3 asja, mis seda asja selgitavad. Kas selle järgi on võimalik ehitada, kas selle järgi on võimalik hind saada, kas selle järgi on võimalik väljastada ehitusluba, kas selle järgi on võimalik väljastada kasutusluba. Ja kui need on täidetud, siis võib olla kas või ka eelprojekt. Sest täpselt samasugune asi jälle, kui ma olin ühingus, Priia kolleegid kindlasti ütlevad seda, et kogemata oli arhitekt kirjutanud eelprojekt tiitellehe peale, siis oli meil määruses nõue, et peab olema põhiprojekt. Siis siis kirjutati sinna põhiprojekt, aga ega mitte midagi ei muutunud. Projekt oli ikka sama. Nii et selles mõttes nagu see peab olema inimlikult reguleeritud. Meil ei ole mõtet setestada sellist nõuet, mille olemus on jabur. Selles mõttes, et kuidas me seda seletan, et meie mõte määruse koostamises on selles, et inimesed käituvad mõistlikult. See on ju nii, eks? See on aru saada, aga see ongi see, et... Ja kõik ei käitu mõistlikult. Aga midagi ei ole teha, sest vaata, me ei saa ju öelda, et me virutame kõigile inimestele, et me virutame 20 inimesele teibaga vastu pead, sellepärast, et üks inimene ei käitu mõistlikult. See ei ole ka mõistlik ju. Ja sellepärast me arvestame sellega, et kõik inimesed käituvad mõistlikult. Ja tegelikult see on ju, see on ju tegelikult need 4 tingimust, mida ma ette lugesin, need on ju, reaalsed. On ju nii. Selge oleks see, kui oleks öeldud, et peab olema ehitusluba. Sinna jõuame kohe jõuame sinna ka. See on meil ka reguleeritud. Nii, kohe lähme sellega edasi. Nii, aga siin meil on nüüd toetuse taotluse esitamise kohta, kas keegi tahab midagi veel küsida? Ei taha. Pärast Priia kolleegid räägivad teile, kuidas see asi käib. Aga mina räägin teile siis kohustustest. Kui te olete, see on nüüd see hetk, kus te olete viite juba taotlust ellu ja olete toetuse kätte saanud. Punkt 1. Viima ellu toetatava tegevuse, seales istuma kõik tegevusega seotud kuludokumentid toetuse määramise otsuses nimetatud tähtpäevaks. See punane tähtpäev on see sama kuupäev, mille teie kirjutate oma taotlusesse. Kui te kirjutate sinna, et teie projekt lõpeb ära 12. jaanuaril 2025, siis Priia selle otsusesse ka kirjutab. Ja kui te sellega selleks ajaks hakkama ei saa, siis te peate Priialt küsima pikendust. See on oluline asi. Siis te peate veel kindlasti selle säilimise tagama. See on 5 aastat, kui tegemist on tootlike ja taristu investeeringutega. Ehk näiteks te ei pea seda 5 aastat säilitamist tagama siis näiteks mingi sündmuse korral. Kuidas see sündmust ikka 5 aastat säilitad, eks? Ei tule kuidagi moodi välja. Nii et siin ei ole meil seda nõuet, aga kõik need asjad, mis te soetate, mis ikka on asja moodi, et need peavad 5 aastat olema elusad. Ja alati selles mõttes arvestage seda, et kui te küsite toetust, siis tuleb alati mõelda, kas see asi üldse kestab 5 aastat. Näiteks meil oli eelmisel perioodil tihtipeale kalurid küsisid toetust signaalrakettide soetamiseks. Signaalraketi säilivustähtaeg on 3 aastat, aga 5 aastat pidi säilima. Nii et jabur natukene, eks tead, et miks sükest investeeringut teha, kui tullakse 3 aasta pärast kontrolli ja mõeldakse, et ta ei ole sihtotstarbeline kasutatud. Et tähtaeg on läbi, osta oma raha eest uus. Nii et selles mõttes alati mõelge selle peale, et kui te, samamoodi näiteks kui eelmisel perioodil jällegi see oli halb juhus, inimene ostis endale väga kalli tööriista komplekti. Ja ta ei arvestanud sellega, et mutrivõtmed lähevad katki ja lähevad kaduma. Ja 4. aastal tuli tal audit sisse ja tal oli terve hulk tükke oli sealt tööriista komplektis kadunud ja sattus sitta audiitor. Ja ta ostiski oma raha eest uue, sest muidu oleks kõik toetused tagasi küsitud. Et selles mõttes alati mõelge selle peale, kas see, mida te toetuseks küsite, kas see iga 5 aastat üldse ära. Ei ole mõtet, ärge küsige näiteks puulõhkumiskiilu. See kaob ära 5 aastat, ma täpselt tean. Ei ole mõtet. Nii et sellega alati jälle analüüsimise koht. Nii, aga järgmised asjad.
ehitusluba peab olema hiljemalt esimese maksetaotluse ajaks. Jällegi, miks me seda tegime? Ehitusloa taotlemine on tülikas, ta maksab raha ja kusjuures, kui inimene küsib toetust, siis ta ei tea, kas ta üldse saab toetust, aga ehitusluba peab ta küsima. Nüüd ta tegelikult läheb küsima seda toetust ilma ehitusloata, saab selle toetuse kätte, hakkab tegema, esitab esimese deklaratsiooni ja selleks ajaks peab tal olema ka ehitusluba välja võetud oma valitsusest. Muidu talle toetust välja ei maksta. Puhtalt sellepärast, et me teeme taotlejate elu sellega lihtsamaks. Me ei pea inimest sundima tegema seda, mida ta muidu ei teeks. Siis viimase maksetaotluse esitamise ajaks peavad olema olemas kas kasutusload või kasutusteatised. Muidu teile toetust välja ei maksta. See peab olema tingimata olemas. See on suur probleem. Riia kolleegid ka alati ohkavad selle peale, kui nendest kasutuslubadest ja teatistest tuleb jutt jälle. Ja viimase maksetaotluse ajaks peab olema siis antud kas tegevusluba või esitatud majandustegevuse teade. Ma olen siia kirjutanud punasega juurde näiteks erinevaid tegevuslubasid, näiteks PTA, aktsiisilao pidamise luba ja nii edasi. Sellel perioodil meil EMKF-is me oleme praegu ainult öelnud, et see peab olema nagu see PTA tegevusluba. Aga tegelikult neid tegevuslubasid on palju laiemalt, neid on palju rohkem. Ja sellepärast me oleme nagu sellest kinnisest nimekirjast loobunud, ehk siis peavad olema need load, et kui teil ongi tegemist on näiteks, võtame mõne lihtsa näite, te soetate endale töötlemise teljest kaubiku kala vedamiseks. See peab olema PTA-s registreeritud. Te peate talle ette näitama, see peab olema isotermiline, vaid ta peab olema kergelt puhastatav. Aga nüüd te peategi selle sama kaubikuga minema sinna PTA-sse selle ette näitama ja kuskile siis tehakse registrisse märge, et meil on üks ettevõtja, kellel on kaubik numbriga see ja see, mis on PTA-s registreeritud. Kui seda tehtud ei ole, toetust saab. Nii et selles mõttes neid asju tuleb alati täpselt vaadata. See on sihipärase kasutamise üks kriteeriumeid. Sest kuidas me saame näiteks tagada sihipärast kasutamist, ütleme näiteks ehituse sihipärase kasutamine on ju seotud sellega, et tal on kasutusluba. Kui kasutusluba ei ole, siis objekti sihipäraselt kasutada ei ole võimalik, sest ta on ohtlik. Ja et selles mõttes neid tuleb alati tuleb vaadata. Nii. Aga veel on siin midagi mulle. Näe, õigus muidugi. Juhul, kui te näiteks sadamat rekonstrueerite, siis peab panema sadama andmed, hinnakirjad, sadamapidaja kontaktid, siis 2 kohta vähemalt. Kas siis ütleme sisenemisele maismaalt, kas või siukese tahvlina, et oleks alati võimalik lugeda, mis need tingimused on, või siis sadama veebilehel. Veebileht võib olla ka Facebook. See ei pea olema konkreetne siukene veebileht, võib olla ka Facebooki või Twitteri konto, aga kuskilt see peab olema nagu teada saada ka elektrooniliselt, et mida seal siis teha võib. Laeva ei tohi kasutada kutselises kalapüügiks. See on keelatud. Viisakas inimene ei tee seda, mis on keelatud. Kui toetatav tegevus viiakse kalanduspiirkonnas, siis see peab täitma selle kalanduspiirkonna strateegilisi eesmärke. Sellel mõistel on laiem tähendus. Ehk see tähendab seda, et me uuel perioodil ei ütle, kust võib toetust taodelda. Näiteks Läänemaa kalur võib tulla Harjumaale toetust küsima, kui ta tahab Harjumaale teha mingisuguse objekti, mis on kooskõlas Harju kalanduse strateegiliste eesmärkidega. Ja vastupidi, Harjumaa kalur võib minna Läänemaale, Pärnumaale toetust küsima. Enne me tegime siukese piiri, lõime sisse, aga me esitasime ise endale küsimuse, et kus on see kirjas, et Harjumaa kalandust edendavad ainult Harjumaa kalurid. Ei ole eriti mõistlik piirang ju. Ja sellepärast me nüüd seda lubame ja neid taotlusi tagasi lükata ei või. Siis, kui tegemist on traditsioonidega, siis see vara peab olema siis avalikkusele tasuta kätte saadav. Vähemalt 5 aasta jooksul arvates siis PRIA
toetuse viimasest maksmisest. Noh, me peame siin silmas igasuguseid hooneid, mis seal näiteks on traditsioonides tehtud, sükesi puhkealasid, sükesi asju, samamoodi ka need lautrid jälle, millest ma rääkisin. Ja välja arvatud siis tasulise meelelahutusühituse korral. See tähendab seda, et oma finantseeringu katteks te võite küsida piletitulu. Aga te peate alati arvestama sellega, et oletame, võtame, et te teete näiteks mingi sündmuse, esineb Tanel Padar, küsite selle jaoks toetust, arvestate, et tuleb 200 inimest, te panite pileti hinnaks 2 eurot, aga tuli hoopis 2000 inimest. Siis te peate tegelikult selle saadud tulu toetusest maha arvutama. Et selles mõttes, et te seda endale jätta ei või. Et see on jälle üks koht, kus võib tegelikult igasuguseid trikke teha, aga üldiselt nende piletite puhul ikkagi, piletite müük on reglementeeritud asi ja see ei ole nii lihtne. Kui tegemist on kalurite teadmiste oskustega, siis see koolitusasutus, kes seda teenust pakub, võib olla siis täienduskoolituse pidaja, koolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse mõistes. Ehk jälle ikkagi sellepärast, et meil koolituseks tehtaks professionaalsel tasemel, et need ei oleks mingisugused sihukesed naljakad asjad. Ja siis kudealade puhul ei või siis tegevuspiirkonnad teha oma investeeringuid ja toetada neid siis projekte, mis on riikliku tähtsusega kudealadel. Selleks on oma eraldi sihukene selge nimekiri, et kus neid siis teha ei või. Nii. Enne rahastamist, kulud. See on juba tegelikult teile ainult 2 lehte veel. Et see on teile tuntud asi, et seda võib täpselt samamoodi ka sellel perioodil rakendada. Et on teist keegi kasutanud seda osaliselt tasutud arveid? Ei ole. Me tegelikult ilma aegu. See on väga hea võimalus, eriti just näiteks, kui on tegemist sihukeste suurte projektidega, kus on hästi palju erinevaid sihukesi tegevusi. Et siis muidugi ta eeldab jälle nagu hankijatega kokku leppimist. Aga ma ei hakka võib-olla seda siin niimoodi nüüd ära kirjeldama, sest see, või tahate, et ma räägiks teile, kuidas see asi käib? Teate seda? Siis on tore. Sa võid alati üle rääkida. Nii. Ja siis, ühesõnaga niimoodi on, et ma siis ei hakka seda üle kordama. Nii, toetuse maksmine. Toetust makstakse ainult abikõlblike kulude hüvitamiseks ja see on siis kõik ettevõtte nõudeid on täidetud. See on üks oluline koht. Et tihtipeale on juhtunud seda, et on arve peale on kirjutatud mingisugune muu asi, mis on hinnapakkumuse peale kirjutatud. Ja siis on see maksedokument, mis on tehtud, siin on veel 3. asi kirjutatud. Ehk siis tegelikult PRIA-l on jube raske nagu vahet teha, kellele, mille eest, kuidas, mis asja maksti. Ehk siis selles mõttes, et kui te need kuludokumente teete, neid arveid ja asju, siis te peate alati jälgima seda, et selle arve peal oleks kirjas see, mis oli hinnapakkumise peal kirjas, et selle akti peal oleks see sama asi kirjas, et ta oleks kõik omavahel loogiliselt seotud. Nii et jälgige seda, see lihtsustab oluliselt PRIA tööd ja vähendab ka teie probleeme. Nii, siis see tunnistusest ma juba rääkisin teile, ettevalmistavatest töödest ka, et need 4 punkti, mis on ettevalmistavad tööd, need peavad olema makstud kindlasti, et ei saa olla niimoodi, et mul on seal midagi seal tehtud ja siis pärast hakkan maksma. Seda ei ole lubatud enam teha. Toetuse maksmine. Nii, see on nüüd siis tegelikult makstakse kas siis täielikult või osadena. EMKF perioodil oli meil ette nähtud, et võib esitada maksimaalselt 4 kuludeklaratsiooni. Seda piirangut enam ei ole. Te võite esitada neid kuludeklaratsioone nii palju, kui te tahate. Ma loodan, et te ei hakka iga 10 euro peale neid esitama, sest siis läheb nagu PRIA-l asi umbe.
et aga see peaks olema mõistlik ikka, sest no mõtlesime ka, et kui meil näiteks on mingisugused suured sadama investeeringud, kus on seal mingi 200-300 000 eurot, no ikka jama natukene, eriti mittetulundusühingutel, kus nad seda raha nii palju siis võtavad, eks teda. Ja alati siis koos sellega tuleb esitada erinevaid dokumente. Punane on asjakohane. Me oleme pannud selle siia juurde selle asjakohase sellepärast, et see ei muutuks suletud nimekirjaks. Sest muidu tekib niisugune olukord, kus peab iga asja kohta esitama näiteks asjakohase töövõtulepingu, kui seda lepingut üldse ei olegi. Ja kõiki neid asju tuleb siis analüüsida, kas see on asjakohane, kas seda peab tegema. Näiteks kulu tegemist tõendav dokument, maksekorraldus või pangakonto väljavõte alati. No ilma selleta lihtsalt ei ole võimalik. Siis lepingud ei pruugi alati olla. Me ei ole siia näiteks toonud arvet välja, sest arve on nii et teisiti, ilma selleta lihtsalt ei saa. Siis hankedokumendid, üleandmise vastuvõtmise aktid, jälle kui ütleme näiteks, et kui meil on koolituse korraldamine, siis kuidas sa vormistad üleandmise vastuvõtmise akti? No totter, eks? Järelikult ta ei ole asjakohane. Koolituse puhul ei ole tarvis akti esitada. Sündmuse korraldamise puhul ei ole tarvis akti esitada, sest ta ei ole asjakohane. Siis ma vaatan nüüd korraks, mul on siin nii ja siin läheb ikka niimoodi edasi. Siis hanke korraldamist tõendavad dokumendid või siis numbrid, need tulevad tõenäoliselt PRIA keskkonnas, kuskil on need seal olemas. Palgaleht, juhul kui makstakse palka, siis lähetuskorraldused, lähetuskulude aruanne, need kõik on abikõlblikud tegevused. Aga jällegi te peate analüüsima seda, kas see on asjakohane, kas seda tuleb esitada. Siis näiteks koolitusel, seminaril tõendav dokument. Jällegi, kas seda anti, kas ta on asjakohane? No ürituse päevakava võib olla asjakohane alati, sest päevakava on kõikidel asjadel olemas. Meie tänasel sündmusel on ka päevakava olemas, kuigi ta aeg on ammu üle läinud juba. Osalejate nimekiri. Kas see on vajalik? Kui teil on näiteks sadamate päev, kus tuleb võib-olla 500 inimest kohale, te hakkate kõikide käest nimekirja siis korjama, ei ole vaja seda. Järelikult seal ei ole seda tarvis, te saate seda sündmust tõestada kuidagi teisiti. Näiteks fotodega, ajalehe kajastustega, muude siukeste asjadega. Nii et jällegi tuleb analüüsida, on seda tarvis. No ütleme, et kui meil on koolitus, siis tõenäoliselt on võimalik koguda kontaktandmeid ja nende allkirju. Inimene tõendab seda, et ta viibis koolitusel. Tema eest on saadud toetust, allkiri peab olema all. Kontaktid peavad olema, et PRIA saaks vajadusel kontrollida, küsida, kas sa ei kolid seal. Jälle, niisugune dokument on asjakohane. Sõidukulu tõendav pardakaart või sõidupilet. Lähete õppereisile, Šotimaale. 20 inimest lennukiga lendavad. Loomulikult tuleb tõendada, et need inimesed lendasid Šotimaale ja tulid sealt ka tagasi. Järelikult, et pardakaardid peavad olema. Või sõidupiletid, näiteks laevapiletid, muud siukesed asjad. Siis, kui te lähete näiteks messil eksponendidele osalema, samamoodi igasugused messimaterjalide väljavõtted, kust on näha, et olete seal olnud kõiksugu videod, fotod, siukesed asjad peavad olema, reklaammaterjalid. Eraldi me oleme toonud siia välja mereprügi, et mereprügi, näiteks siukesed projektid, kus näiteks kogutakse mereprügi, siis peab olema siin ikkagi ka see dokument, et te olete selle prügi nagu üle andnud siukesele prügikäitajale, sest muidu on juhtunud niimoodi, et prügi kogutakse kokku ja jätakse kuskil põõsa alla vedelema. Siis pole asjast nagu mingit kasu. Nii et need asjad tuleb siis vaadata alati üle. Nii, olulised tähtajad. Projektitaotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt 20 tööpäeva enne taotlusvooru algust. See on Kaidole nõue. Ta peab teile sellest teada andma. Küll läbi ajalehe, läbi kodulehekülje, igate moodi. Kui kaua on taotlusvoor avatud, see fikseeritakse siis kohaliku tegevusrühma korras ja see peab olema ka täpselt teada. PRIA teeb toetuse otsuse hiljemalt siis 50 tööpäeva jooksul. Et kui ütleme, et on see
see taotluste nimekiri, mis saavad positiivse otsuse, on siis PRIA-le saadetud, siis 50 tööpäeva on neil võimalik otsustada. EMKF perioodil oli see 45 tööpäeva. Mina ei tea, mis asja nad muga tegid, et ma sinna 50 kogemata kirjutasin. Nad tinistasid mu ära. Sest ma tean täpselt, et ma kirjutasin 45. Minister pani allkirja alla, vaatasin määrust raisk 50. Ma üldse ei mõelnud seda, aga no mis siis ikka, nii on. Nii et 50 tööpäeva hiljemalt te peate siis arvestama sellega, et siis peab PRIA otsus tulema. Kuludeklaratsioonid menetletakse ära 25 tööpäeva jooksul. Ja näete, siin on kuludeklaratsioonide arv, mida võib esitada, ei ole piiratud. Et see ei ole 4 siis, mis peab olema, nii et võib olla ka rohkem. Aga olge siis hellad PRIA inimeste vastu ja arvestage sellega, et neid ei ole seal väga palju. Nii. Vaikus. Sihukene vaikus, et ma räägin, et need on keerulised teemad ja see 1,5 tundi hirmsa kapakuga tegelikult siin võiks nüüd väga põhjalikult analüüsida. Ma ütlen selle ehitusloa kohta ikkagi, mul oli südamele. No. Et ühes küljest on see mõistlik, et kohe ei nõuta ehitusluba. Aga ühes küljest on mõistlik, et ei nõuta ehitusluba, teisest küljest RTK näiteks riigi tugiteenuste, kes nõuab ja põhjendab seda ka üsna veenvalt sellega, et näiteks kalanduse puhul praegu jooksu pealt näide, inimene teeb taotluse, esitab projekti, teile tundub, et projekt on väga okei, tahab ehitada paadikuuri võib-olla ja siis sildumiskohta või mis iganes sellist asja, saab oma raha kätte, läheb kohalikku omavalitsusse, hakkab ehitusluba. Ja, siis tuleb veel, et ei saagi. Et seal on mingi linnupesitsusala või mis iganes, ma tahan lihtsalt öelda, et igal asjal on pluss ja miinuseid, aga jah, minu märkus on see, et RTK näiteks nõuab ehitusluba. Me oleme sellega arvestanud, see oli üks argumentidest, mille üle me tõsiselt mõtlesime, kas seda ehitusluba nõuda või mitte. Et tal on see risk, et inimesed tihtipeale on väga lohakad, kui nad hakkavad oma projekte planeerima. Ja ei mõtle tegelikult selle peale, et see vajab ehitusluba. Hakatakse kiiruga peale, ja keegi ei tule nagu selle pealegi, et läheks käiks omavalitsusest läbi ja küsiks, mis tingimused seal on. Ja nüüd tegelikult tegevusrühm teeb selle otsus ära, PRIA teeb ka toetusotsuse ära ja siis selgub, et ehitusluba ei saagi. Seal on mingisugune karukäpp. Ja sinna tuleb teha veel detailplaneering peale ja sinna tuleb teha veel kõiksugu muid asju peale. See on risk, aga see risk, me analüüsisime ka neid juhuseid ja neid oli vähe. Ja sellepärast me otsustasime ikkagi, et me läheme seda teed, et me ei hakka kõiki taotlejaid sellega vaevama. Et teda lihtsalt ei ole mõistlik. Aga see, mida sa räägid, see on õigus. Me oleme sellega arvestanud, et see risk on olemas. Aga me väga loodame, et RTK on natukene teist tüüpi toetuse jagaja. Meil on tegevusrühmad, kes tegelikult nagu siis, meie vähemalt loodame, et nad nagu hoiavad nagu selle filtri vahel, et nad tegelikult nagu küsivad taotleja käest ka, et kuule, kas sa ikka omavalitsuses käisid või. Ja meil on ju näiteks ju liikmeskonna puhul on ka ju tegelikult ju omavalitsused, kui läheb näiteks asi läheb üldkoosolekul kinnitamiseks, siis mõni omavalitsusjuht ütleb, et oot, mis te nalja teete, selle koha peal hakkate ehitama. Kuulge, seal on looduskaitseala, seal ei tohi silmigi pilgutada, eks te. Et me loodame nagu selle peale. Aga sinu märkus on õige. See on risk. See võib juhtuda niimoodi, et jääbki raha seisma ja pärast on üks õudne jama, eks te. Ja võib-olla seda ka Margus, et siin ei olnud juttu, aga et kõik need taotlused kinnitab ja ainult üldkoosolek. Absoluutselt, kõik läheb üldkoosolekult läbi. See on ka meie tegelikult see uus loogika, et meil ei ole enam sellist piiri, et seal 60 000 puhul seal juhatus tegi mingeid otsuseid, kõik läheb üldkoosolekule. Viim nagu üks taotlus. Olgu ta seal 200 000 eurot või 12 eurot vahet ei ole. Ja selles mõttes ongi, et me loodame, et kuna omavalitsused on tihti peale saalis, ja kui nad seda kuulevad, siis nad lihtsalt ütlevad, võivad juba tegelikult pidurit tõmmata öelda, et kuulge, see projekt ei saa mitte iialgi ehitusluba, sellepärast, et seal on looduskaitseala. Kõik. Nii aga see on risk. Aga alati tuleb valida see kõige väiksem kahju. Meie lähtume nagu sellest. Et see on tõesti, ma ise ka ju tean, et kui ma olin
kui ma olin ühingus ja nõudsin neid ehituslubasid ja kui inimene ütleb, et kuule, saad sa aru, Margus, see on kohutav jama, see ehitusloa taotlemine, see maksab raha, see on üks igavene jant ja ma ju ei tea, kas te annate mulle toetust või mitte. Mida ma teen selle ehitusloa, kui ta mulle toetust ei anna? Ja tal on tuliselt õigus. Nii et see on niisugune alati mööda serva kõndimine. Aga mulle tundub, et Esta praegu kibeleb rääkima teile, kuidas taotlemine käib.